Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcastist. Sel korral võtame ette lennundussektori. Ja mõtleme selle peale, et mida selles sektoris huvitavat toimub Eestis, mis saab veel teha, mida saab õppida, kõike siukest. Et mitte jälle kordselt siin üksi jutustada, siis mul on ka saates 2 külalist, kes saavad ennast nüüd ise tutvustada. Mina olen Karl-Erik Kunt, töötan Lennuakadeemias lennundustehnika osakonna juhatajana ja Ohutusjuurdluskeskuses lennuõnnetuste uurijana. Mina olen Elvira Tulvik, ma olen hetkel Eesti Lennuakadeemia prorektor ja enne seda olin 20 aastat vandeadvokaat. Selge, me peame kõik väga täpselt jälgima, mis me räägime. Ei. Ja, aga võtamegi siis võib-olla selle ette, et tegelikult meil ju lennundus esiteks on hästi tugevalt reguleeritud valdkond, aga et ka kõik valdkonnad arenevad kogu aeg. Ja mingi paar üksikut asja, mis nagu ma arvan, selged teemad on, mida võiks kindlasti käsitleda ja mis, ütleme, mida ma ka ise niimoodi tean, on üks on see Eesti põnev arendus, on see niinimetatud IRT-torn, et kuidas saab niimoodi kaughallatavat lennujuhtimiskeskust teha, mis mõnes mõttes on, eks meil see Eesti kerge praktilise vajaduse tõttu on, et pole piisavalt raha, et igasse väiksesse lennujaama oma torni püsti panna ja mehitada ja kõike seda teha. Ja teine võib-olla on, mis viimase aja kuum teema on tegelikult kogu droonindus. Aga kindlasti meil tuleb võib-olla veel mingid põnevaid teemasid, mida arutada. Aga võtame selle sama IRT-torni võib-olla alustuseks, et minul oli päris huvitav nagu jälgida seda, et olles ka tõesti sattunud olukorda, kus sai ühe tuttavaga lennatud Tartusse, et tegelikult nagu seal Tartus, vähemalt too hetk oli enne seda, kui seal need Finneri lennud taastusid, et ega see Tartu lennujaam oligi selline, et kaugelt suhtlesid, uurisid, et seal öeldi ka, et vaata ise umbes, et kas rada on vaba ja siis võid maanduda või suhtle seal teistega, kes ka üritavad õhku tõusta ja maanduda. Ja siis koha peal oli vist üks security, kes siis vormistas meid saabumas ja sisse. Et tegelikult nagu sellises kontekstis, kus sul ongi mingi väike lennuväli, mis väga tihti nagu lende ei saa, et ongi võib-olla ratsionaalne, et seda ei hallatagi koha peal mingi ilge torniga. Ma võin võib-olla laiendada, et selle teema juures on lõppkogudes, ega selles ei ole midagi lennunduse mõttes väga kui valdkonna mõttes, et lennunduses tehtaks midagi väga erilist, et iseenesest sadamate juhtimine käib sarnasel moel, et seda tehakse ka ühest juhtimiskeskusest, et siin need terminid, see IRT-torn ja multitorn, et meil on mitut lennujaama, me saame hallata ühest punktist. Et selles ei ole nagu midagi lennunduse spetsiifilist ja uut, aga väga palju selle IRT-torni kontekstis ja üldse, mis puudutab lennujuhtimist, et seal on väga palju on seotud selline inimeste harjumus ja mõneti ka selline poliitiline, riigipoliitiline küsimus, et ma mõtlen siin nagu regionaalpoliitikat, et sellega tegeldi Skandinaavia maades pikalt, et meil on põhjaalad, kus on vähe inimesi ja lennujaamades võiks nagu inimestele töökohti luua, aga samas tehnoloogiliselt oleks mõistlik kuskilt Helsingis seda kõike teha. Ja Eestis samamoodi, et meil on üks Tartu lennujaam ja mõned siis veel. Ja et me koondame siis ka need töökohad kõik sellise liigutusega Tallinnasse, et seal on selline mõõde ja teine mõõde siis veel on selline väga inimlik, et kuidagi me oleme harjunud, et inimesed vaatavad ja lennunduse valdkonnas kuidagi see tuleb eriti valusalt esile, et tõesti, et me ammu enam ei nagu muretse selle pärast, et kuskil tehase alal üks tunnimees ei jaluta kogu aeg ringi, aga et meil on tehase ala kaetud valvekaameratega ja siis me ei küsi neid küsimusi, et kui kindel me oleme selles resolutsioonis ikkagi, et sealt kaamerast kõik ära paistab ja kõik need küsimused, mida siis selle IRT-torni süsteemi kohta küsime kogu aeg, et see on lihtsalt üks tehnoloogiline uuendus, millega peame kuidagi õppima harjuma, sest et ega ta midagi nagu halvemaks ei tee, et ta on üks lihtsalt laiendus. Sellega seoses ma tahtsin ka kommenteerida, et see emotsionaalne aspekt on tegelikult hästi oluline, sellepärast et nagu Karl-Erik ütles, et tehnoloogia ise ei ole nagu midagi väga eesrindlikku tänapäeval enam.
Aga arvestades seda emotsionaalset aspekti, see haakub ühe teise teemaga, mis on küll uus ja eesrindlik ja see on igasuguse tehisintellekti kasutamine lennunduses. Et kogu see ühe piloodi kokpit tehisintellektil põhinev torn ja sellised asjad, et see on veel nagu kraad kangem sellest, mida IRT-torn endast ette kujutab. Et kui meil on praegu nagu väike emotsionaalne tõrge isegi IRT-torni vastu, et kui valmis me oleme vastu võtma selle, et lõppkokkuvõttes lennuk lendab põhimõtteliselt ilma pilootideta ja ainult arvuti toel. No jah, see ongi see, mida me siin tegelikult ukse taga natuke arutasime, et siis kui oli COVID, siis ju levisid need meemid selle kohta, kuidas kõik istuvad lennukisse ja siis tuleb ülevalt teada, et täna on mul kodutöö, et head lendu teile, et piloot juhib kodunt piloot on remote'is, jah. Ja, et piloot on remote'is, et selle peale, kuna ta levis meemina, siis võis aimata, et inimesed olid sellest sükse, et see on absurd. Aga tegelikkuses praktikas, mitte küll ise olles piloot, aga natukene teades tegelikkuses ju klassikalise lennu korral, mis läheb ilma nagu mingite eriolukordadeta, ega see piloot seal ju mingi metsikult ei kanguta hoobasid ega tee asju, et ega suure osa ju lennust lendabki autopiloot. No nii ja naa, et erinevatel lennukitel on erinev filosoofia sellega seoses, et seda öelda, et kui me räägime nüüd kommertslennundusest, et reisijate veost, et öelda, et lennuk lendab nagu päris ise, eks ta osa teekonnast kindlasti lendab, aga õhkutõusmine, maandumine, ta on ikkagi see inimfaktor, inimroll on seal kokpitis päris suur. Aga näiteks Airbus on selle temaatika päris tõsiselt käsile võtnud erinevalt Boeingist näiteks. Et Airbus töötab väga tõsiselt selle nimel, et mitte ilma pilootideta kokpit, aga ühe piloodiga kokpit. Et need pildid, mis levivad, on see, et kokpitis on üks piloot, tema kõrval on WC, et ei peaks sealt kokpitist välja minema, kui nagu asjaks läheb. Et see on päris naljakas ja nii palju, kui ma olen seda arutelu jälginud, et arvamused on nagu väga kuumad nii ühel kui ka teisel poolel, et enamus piloote küll ilmselt ei toeta seda mõtet. No jah, kes tahab oma oksa saagida, mille peal ta istub. Ei, ikkagi ohutusele rõhutakse. Ja, loomulikult, aga see ongi see, et nii nagu tuumaohutus on, lennuohutus on üks selliseid karmimaid reguleeritud asju maailmas on ju. Ja üks seal seda võetaksegi, hiljuti käisin ka PPA lennusalgas ja arutasime ka seda, et tegelikult kõiki neid mingi memmede metsast otsimisi ja ma ei tea, merepatrulli ja sellist asja tegelikult, et kas seda peab ilmtingimata tegema mehitatud õhusõiduk või võiks seda teha ka tihti nagu droonid. Ja nende nagu argument ka oli see, et tegelikult väga tihti ikkagi on sellesse kogu süsteemi sisse disainitud see viimane failsafe on siis see piloot, kes saab lükata nagu enam-vähem rubilnikutest kõik automaatika välja ja siis puhta füüsilise jõuga siis õhusõiduk maa peale tagasi tuua turvaliselt, et see jääb selleks nagu viimaseks ohutuse ahelaks. Et see on nüüd alatine küsimus, et kuhu maani sa seda nagu süsteemi nagu nõuad, sest eks ka selle lihtne näide, et NASA-l ju oma kosmoselennundusega tegelikult natukene läkski asi lappesse sellega, et hakati nõudma järjest rohkem neid 9, et kui suur on see tõenäoliselt see kogu süsteem töötab, et või kui väikeseks peab ajama selle nimetatud failure risk või see loss of crew, et kui sul kogu meeskond hävib, on ju. Et see taeti nii alla, et see kogu süsteem läks nii tohutult kalliks, et kokkuvõttes tegelikult mehitatud lennundus efektiivselt jäi väga pikaks ajaks seisma. Pärast seda, kui see Challengeri ja muud katastroofid olid, et tegelikult keegi suutnud vastata nendele standarditele enam. Et alati kuskil on see käideldavuse ja turvalisuse küsimus. Et loomulikult, kui sa vead igapäevaselt miljoneid inimesi, siis sa pead mõtlema selle peale, et ei ole päris niimoodi, et sul on siuke, ma ei tea, 1 juhul 10 jõuad kohale. Või ütleme, 9 juhul 10 jõuad kohale. Et päris sellise standardiga ei saa, aga tegelikult mingi maani automaatika tõenäoliselt suudab väga palju asju katta ja reageerida kiiremini kui inimene, aga automaatikas on ka kohti, kus algoritm võib võssa panna. Nii absoluutselt, et seal ei ole sellist, need seosed ei ole nii ühesed, et tihti peale kõik need olukorrad saavad
kas siis mingisugusest ilmastikunähtusest, kui me räägime nendest ebastandardsetest olukordadest nüüd, või mingist tehnilisest kõrvalekaldest normaalsuses saavad alguse, aga kui vaadata tegelikult neid statistilisi andmeid, nii EASA kui Eurostat teevad neid ülevaateid, et mis ka õnnetuste ja intsidentide lõikes, et millest need siis põhjustatud on ja enamus õnnetusi on põhjustatud inimtegurist. Ehk siis selles küsimuses ma ütleks, et me jõuame jälle selle ühiskondliku harjumuse juurde. Et tegelikult tänu sellele, et see inimene seal on, ühelt poolt me tunneme, et me oleme kuidagi harjumuslikult siis justkui kaitstud selle tõttu, et seal on see inimene. Aga kui nüüd väga kainelt ja faktiliselt võtta, siis see inimene tegelikult toob sinna just selle suurema riski sisse. Aga olles inimene on nagu väga keeruline kuidagi iseennast eitada ja öelda, et mina olengi see, kes selle pahanduse majja toob tegelikult. No eks see on ka see, et võib-olla mõnes mõttes, kes teab neid intsidente, kus siis nagu reaalselt inimene on kogu lennu päästnud, neid tegelikult on ainult mõned üksikud on ju, kus on nagu niimoodi väga konkreetselt ja väga avalikult teada, see USA-sse sinna jõkke maandamine, see kus ta tagurpidi lennukiga tuli ja mis iganes, millest on film ka tehtud. Ja neid on paar sükast intsidenti veel, kus tõesti piloot on nagu sellest tehnikast üle mänginud ja saanud aru situatsioonist ja suutnud nagu oma ajuga selle asja ära lahendada. Aga nii väga ei räägita nendest kõikidest intsidentidest, kus piloodid on selle käki kokku keeranud. Mida on enamus kahjuks. Et tegelikult see, aga emotsionaalne pool sellest on see visuaal on see, on ju, et aga on ju, ta saudab päästa meid, et see... Ei, sa tabasid praegu naelapea pihta tegelikult sellepärast, et selleks, et inimene psühholoogiliselt, selleks, et me inimesena usaldaksime mingisugust tehnoloogiat, see eeldab seda, et me saame sellest aru. Et me saame sellest aru ja siis me enda jaoks nagu valideerime selle, jah, see on piisavalt usaldusväärne. Nüüd, mida keerulisemaks need tehnoloogiad lähevad, siis objektiivselt nad võivad ju, ta läheb keerulisemaks, aga ta läheb ka ohutumaks. Samas, mida keerulisemaks ta läheb, seda vähem me sellest aru saame. Et see on, sa enne tõmbasid väga hästi paralleeli tuumaenergeetikaga, et suurepärane tehnoloogia, tegelikult väga ohutu. Aga psühholoogiliselt on väga paljudel raske seda aksepteerida just sellepärast, et sellest ei saada piisavalt aru. Tõsi. Aga selle PPA näite juurde, nende riske saab, et lennundus on üldiselt kui me need regulatsioonid lihtsalt on selle peegeldus, et lennundus on tegelikult kaunis kompleksne, kui me tahame seda ohutust maha saada või nagu ohutumaks seda olukorda teha, et siis neid seotud osapooli, kes mingi erineva teemaga lennunduses tegelevad, on väga palju ja selle tõttu, et seda ei saa nagu nii lihtsalt, et kui me räägime sellest samast mingist vaatluslennust, kui me räägime nendest metsa eksinud memmedest või õlireostusest, et me ei pea seda alati kõike ühtemoodi tegema, et seda riski saab maandada ka massi vähendamisega ja siis enam ei ole see küsimus nii väga, et kas meil ilmtingimata on sinna vaja kasutada suurt kopterit 2 mehega pardal või naisega, et ta saab olla midagi hoopis väiksemat, et me liigutame ühte sensorit õhuruumis ringi ja korjame selle andmest tiku siis kokku kuidagi õhu kaudu, nii et seal on neid erinevaid lahendeid, mida kasutada saab ja seda üldiselt ka tehakse, aga see nõuab ikkagi päris palju jällegi seda millest kogu aeg jutt on, et me õpime seda aksepteerima, et õhus lendavad ringi mingisugused asjad, milles ei istu inimest, aga see inimene istub kuskil kontoris ja teeb oma tavalist igapäevatööd nagu paljud. Selle konkreetse memekaste puhul on ka see teema, et seal nad väitsid, et väga tihti on, seal ma saan isegi mõnes mõttes aru sellest kopteri teemast, sest seal on väga tihti on see olukord, et see memm on ennast sõna otseses mõttes rappa viinud ja ta ei oska sealt ei saa enam välja ja siis ta tuleb sealt üles tõsta. Ja seda see droon täna veel ise ei tee, on ju. Aga samas teoreetiliselt oleks võimalik ka siis see, et see droon on selle memme juures ja seal on võib-olla spiiker küljes ja ta saab öelda, et ma nüüd saadan helikopteri sulle järgi ja siis tuleb kopter. Aga et see pikk otsimine seal mööda rabasid ja metsasid on ju, selle teeb ära droon.
aga see on niisugune natukene teemast kõrvale minek, et ma arvan, et see mentaliteedi muutumine jah, et inimesed aktsepteeriks, eks ma näen seda ka ise palju lihtsamas situatsioonis on kas see sama Tesla autopiloot, mis enam mõistlikult sõidab ja keerab sul rooli. Enamus inimesi esimesel kogemusel on ikkagi see, et miks sa kinni jõe roolist nagu, või miks ta ise keerab, et tegelikult see kontrolli ära andmine, et miski muu, et see võib-olla sa nagu inimest usaldad, aga see tundmatu süsteem sellele kontrolli ära andmine on nagu halb. Ja siis tuleb jälle täpselt vastupidi ka see teema, on ju, et siis sul piisab mingist 1-2 näitest, et inimestel see usalduskriis nagu tekitada, sest sul võib olla see, et neid konkreetseid sõiduvahendeid või lennukeid või mis asju on ju, tegelikult nad koguvad massilise koguse distantsi, tunde, kus nad töötavad fantastiliselt ja tegelikult ka päästavad elusid ja tegevust muid asju. Ja siis on see üks intsident, kus ta saab mingi jamaga hakkama ja kõigil on jälle usalduskriis kohe selle vastu. Et see on võib-olla see, aga see, kui inimene seda teeb, siis näed, inimene ongi ekslik, on ju. See on siuke nagu sisse õpitud mantra. Me ei tea seda statistikat, aga seda oleks päris huvitav teada saada, et kui palju neid inimese poolt põhjustatud olukordi ja kui palju oleks siis seda autopiloodi, kus seal kuidagi taandada. Seal selle kohta on mingit statistikat tehtud küll, et vist Tesla ise ka kvartaalselt või niimoodi avalikustab seda safety rekordi, et kui palju on läbitud distantsi ilma autopiloodita, palju on läbitud autopiloodiga, palju on neid sekkumisi ja palju on ära hoitud intsidente nagu autopiloodiga ja palju inimese poolt. Et tegelikult neil on see statistika nagu olemas. Ja seal üldiselt on ta nagu siuke arvestatavalt autopiloodi kasuks, et mitte mingi 10% või 20% või see on ikka oluliselt rohkem läbitud distantsi ilma nagu probleemideta. Aga see on jälle see, et see on statistika ja statistika on siuke asi, mis inimestele niisama nagu seda emotsionaalset tunnetust ei anna, et konkreetsed intsidendid on nagu rohkem, mis annab. Aga vaata sina kui teadusentusiast, kes üritab nagu, ütleme massidele lahti seletada, kuidas tehnoloogia töötab ja niimoodi, et eriti irooniline on see, et kui me lõpuks nagu jõuame ühe või teise tehnoloogia puhul sinna, kus see enamasti enamusele on arusaadav. Ja siis ilmub välja üks filosoof ja siis presenteerib küsimuse stiilis, aga isejuhtiva auto, kui ühel poolel on vanur ja teisel poolel on laps, eks ole. Ja kumma ta ära tapab. Ja kumma ta ära tapab. Lennundus on samamoodi, et inimene kokpitis otsustab, kas ta nüüd hädamaandub maanteele või jõele nagu lähtuvalt sellest, et mis aga nagu kaasnev kahju on. Loss of life on. Ja tegelikult on veel see küsimus ka, mis alati on see, et kas auto peaks kaitsma, siis ka lennukene, kas ta peaks kaitsma oma reisijaid või neid kõrvalseisjaid. Või ennast. Jah, et need on need nagu sellised filosoofilised küsimused, aga ma mäletan ka, et siis, kui kõik võimalikud need esimesed autopilood asjad hakkasid tulema, siis kui meedia mingid esimesi intervjuus küsima, alati ütlesin kohe esimese asjana ära, et trust me, varem või hiljem igasugune selline süsteem tapab ka mõne inimese ära. Et sellega tuleb kohe joos arvestada, et need süsteemid ei saa olla 100% safe, sest ükski tehniline süsteem ei ole kunagi 100% safe. Küsimus on selles, et kas ta tapab rohkem inimesi kui inimesed sõites või ta ise sõites. Et kui ta teeb seda vähem, siis see on juba nagu edasiminek, on ju. Et see lõpuks jällegi statistika teema, et minu meelest on oluline see reaalne efekt, et kui sa ikkagi suudad, ma ei tea, ausalt peast ei teagi, palju on mingisugune statistika, palju inimesi sureb mingi liiklusõnnetus aastas on ju, see on tegelikult meil isegi päris hea nagu vist läinud nagu järjest paremaks, see on ikkagi nüüd juba vist 10, mitte 100 nagu aastas. Et kas see on nagu üles või alla minev trend selliste asjade puhul, et need on kõik asjad, mis minu meelest peaks lõpuks lugema, aga see emotsionaalselt komponenti see ei muuda. Kellegil keegi tuttav sai kuskil mingisuguse surma, kohe on see nagu tohutu suur teema. Ja eks see on kõikides teistes ka, et ka lennunduses ja mujal tegelikult väga tihti ühest mingist väiksest ehku peale asjast tihti reguleeritakse asi üles, pannakse kõigile kohustus mingit asja teha, kuigi selle esinemise tõenäosus on üliharv. Loomulikult, kui see on vähegi võimalik, hea, sama tehakse ka tuumasektoris. Kuskil on mingisugune sorti väike intsident, sealt võetakse mingi asi, pannakse kohe kohustus kõigile enam maailmas asi sisse viia. See on üks põhjus, miks väga tihti need uued ehitused asjad on kallid või renoveerimised. Aga see on alati see, et natukene peab ühiskond ka siukest käideldavuse ja turvalisuse sellist tasakaalu leidma, et see tasakaalu koha otsimine on alati siuke keeruline. See tasakaalu koht võibki olla väga turvalisel poolel. Ma ei ütle, et see tasakaalu otsimine võib tähendama seda, et sa peadki lubama hästi palju igast intsidente. Aga et ta kuskil on, ta ei ole kunagi 100%. Aga need Eesti eetilised küsimused võivad kerkida tegelikult ükskõik kust alati välja ja ka täiesti konventsionaalses lennunduses. Me võime siin väga lähiminevikust võtta ka ühe näite, kus meil
lendas üks lennuk üle terve Euroopa, siis potentsiaalselt hukkunud meeskonnaga ja ka Eesti suunas lendas ta väga lähedal, et ta kukkus siis sinna Riia lähedale rannikule alla ja siin me võime neid samu küsimusi küsida, et kas me potentsiaalselt oskame arvutada, et kuhu ta alla kukub, et kui see on Riia kesklinn või Pärnu kesklinn, et mis me siis teeme, et kas me evakueerime linnas inimesi, talume seda finantskahju, me eeldame, et need inimesed on juba seal surnud või kuidas me nad siis sealt päästame või siis me kuidagi laseme selle õhusõiduki kuidagi alla. Neid küsimusi on ja kuna nendele küsimustele ei suutnudki keegi lahendust leida, siis läks lihtsalt nii, et see kukkus merre. Aga kogu selle lennu vältel see oli juba kuskilt Poola kohal oli teada, mis seal saama hakkab. Et sai palju mõelda selle teemale, et mis nüüd siis edasi saab. Siin on veel üks mõõda, kus juures, et sõltub kust poolt lähened, et kas sa lähened nagu hea elu seisukohalt või halva elu seisukohalt, et praegu meil on kõik on hästi, eks ole, meil on rahu, inimestel on raha selleks, et lennata ja siis me arutame seda nagu ühenurgalt. Kui me räägime sõjaolukorrast, mis ei ole siit nagu üldse väga kaugel ja kui on valida, ütleme inimpiloodi või siis mehitamata õhusõiduki või tehisintellekti vahel, siis siin on hoopis teine küsimus ja hoopis teine vastus on nüüd ilmne, eks ole, et loomulikult tehisintellekt ja droon, palun. Ja, see on tegelikult, me jõudsime sellesse teise teemasse, mida ma alguses indikeerisin, et tegelikult jah, need teatud kohtades me oleme juba by default aktsepteerinud, et ongi. Normaalne ongi see, et me võtamegi selle, et me ei taha inimest sinna olukorda panna, sest see olukord ise on ohtlik. Et pigem kaotame seda tehnikat, aga seal muidugi ei ole meil ka reisijaid peal. Et natuke teine mõõde. Aga samas võikski jälle võtta, et paneme siis vähem reisijaid, et piloot on ka ju. Ja ka siin on siuke, ei ole pop teema, aga aeg-ajalt sa pead ka hindama seda nagu kui lihtne on sul teatud nagu oskuskvalifikatsiooniga inimesi nagu juurde tagasada. See on, ei ole tegelikult selline asi, mida sa tsiviilajal hakkaksid kunagi arutama. Aga sõjaolukorras on see potentsiaalselt nagu aspekt ka, on ju, et mitte, et keegi oleks niisama nagu see nii expendable, on ju. Aga et sul on erineva nagu kvalifikatsiooni tasemega inimesi, mida osasid sa pead võib-olla rohkem kaitsma sellepärast, et neid on raskem nagu tagasi toota. Eriti nagu kriisisituatsioonis sul on neid vaja. Aga siin ka näiteks droonindus avab hoopis teise nagu aspekti ka sellest, mis Ukraina sõda on just näidanud, on ju see, et kui me täna võtame niimoodi, et kes on meil kaitseväed, kes saavad meil ju ka tervislikel põhjustel asjadel, osa inimesi ei saa panustada, kuigi nad võib-olla tahaks panustada. Aga näiteks Ukrainas on väga tihti droonioperaatorid on kas on rindel viga saanud või midagi, ta ei saa aktiivses selles sõjategevuses osaleda füüsiliselt, aga võib-olla tal on head osavad näpud, on ju head reaktsioonid, ta saab droonioperaatorina ka kaugelt, kas või ratastoolist teha, on ju, et see tegelikult see, mida rohkem me seda aktiivse sündmuse ja juhtimise vahele suudame distantsi tekitada, seda rohkem me suudame tegelikult ka nagu seda seltskonda kaasata, kes saab panustada. Nõus. See droonindus lihtsalt, me võime vaadata seda käitamislikku aspekti, et kes saavad olla need piloodid, aga ka selle tööstuse kontekstis ka, et näen, et me oleme hetkel sellises küllaltki sarnases positsioonis, nagu me olime esimese vabariigi ajal ja et lennundus on sündinud äsja ja siis tööstus hakkab arenema ja siis ka Eestis esimese vabariigi ajal oli täiesti aktsepteeritav või nagu maailma mõttes kuidagi konkureerib lennundustööstus, et me tootsime õhusõidukeid ja me tegime igasuguseid asju, aga siis selle Nõukogude okupatsiooni ajal eestlastel oli väga keeruline, sai lennunduses osaleda, aga see oli väga piiratud ja väga piiratud taustaga inimestele. Et see tekitas väga suure mahajäävuse meil Eestis lennus, et tõesti me võime kuskil Tahku rannas koputada majas ukse peale ja küsida, et rääkige, kirjeldage Eesti lennundust, ma arvan, et
me ei saa sealt vastust, aga kui me teeme seda kuskil Marseille's, siis inimesed oskavad umbes rääkida, et meil on Airbus ja meil on Falcon ja meil on Safran ja nii edasi ja nii edasi, et Eestis seda ei ole ja ma näen lihtsalt, et praegu on tegelikult see hetk, kus on jällegi lennunduses toimunud mingisugunegi oluline nihe ja me saame olla selle sama rongi peal, mis teised ja ollaksegi, et meil on ju väga korralik droonitööstus siin juba ja arendustöö. Mis nimed siis need on Eestis? Konkreetseid ettevõtteid on terve rida, et ma ei hakka siin, sellel ei ole lihtsalt mõtet, et iga ettevõte tegeleb, kuna see on läinud oluliselt komplekssemaks kogu see temaatika, siis tänu sellele just, et või selle tõttu, et seda pilooti enam ei ole pardal, et siis sinna on toodud juurde tegelikult ka kogu see side valdkond, mis varasemalt ei puutunud asjast, sest kuna see juhis oli otseselt seotud selle juhtpinnaga, nüüd on mingi sidelingi vahendusel üldiselt, siis kõik need, tegelikult me võiksime vaadata ka kõiki telekomi operaatoreid kui põhimõtteliselt lennundusse panustajaid, sest et sama on ka sensoorika. Ja igasugune sensoorika, et kõik see nii low-tech'i kui high-tech'i pool tegelikult, et on sellesse kaasatud, et mis see sarnane küsimus tegelikult ka selle kosmosetööstuse mõttes, et me võime rääkida mingisugusest seirealgoritmist, et siis selle kohta võiks öelda, et see on mingi kosmosetööstuse osa või siis ka näiteks erinevad, seal on neid nii-öelda spillovereid on palju, et ka need teemad, millega näiteks Lennuakadeemias teadused tasemel tegeletakse, et me tegeleme mingisugusegi ioonmootoritega, mis on üldiselt olnud kosmose temaatika meie kontekstis, et me ise näeme seda oma rakendustes kui mitte kui sükest tõukejõudu pakkuvat, aga kui aerodünaamika modifikaatorit, et me saame seal pinna peal liigutada. See ioon on, eks ole, elektroni võitnud või kaotanud aineosake, et siis selle elektripotentsiaaliga liigutatakse siis ennekõike lämmastiku, kuna ta on õhus enamuses ja ta mass on kõige suurem. Et liigutatakse seda ja saame aerodünaamikas mingeid parandusi ja tegelikult samamoodi, et tema see spillover nagu muusse rakendusse saab olla tuulegeneraatorite nende suurte lavadel siis aerodünaamika parandamine, et on võib-olla madalamal kiirusel. Et seal on neid siukseid ringe ja siis öelda, et see nüüd siit lennundus lõpeb ja siit algab kosmos või siit algab mingi muu. Et see on keeruline, aga vähemalt, et meil on nüüd see mingi koht, kus olla, kus meie mahajäämus ei ole 60 aastat, mis meil selles suure mehitatud lennundusega on. Et sellepärast siin vahepeal oli suur vaakum ja meil ei olnud nagu mõtet rääkida Eesti lennundustööstusest, sest see lihtsalt, see tehniline võimekus, mida oleks olnud vaja ehitada, see oleks lihtsalt läinud niivõrd kalliks, et me lihtsalt riigina ei oleks midagi seal olla konkurentsivõimeline siin. Aga võttes siit ka niimoodi saate lõpupoole sellise provokatiivse küsimuse, et Lennuakadeemia prorektorina, mis siis on sellised põnevad valdkonnad, mida saab õppida Eestis nüüd täna juba? Nagu kui vaadatagi Lennuakadeemiat? Lennuakadeemia on tegelikult päris äge koht just selle koha pealt, et ta on ühest küljest väike ja ta on niši valdkonna kool, aga teisest küljest põhimõtteliselt kõik teemad, mis selles niši valdkonnas eksisteerivad, on meil maja peal kaetud. Et Karl-Erik saab sellest ilmselt lõpetuseni rääkida, aga droonindus on nagu hästi-hästi oluline ja selle on akadeemia tegelikult fookuseks võtnud ja selle panustatakse palju. Ja siis teine võib-olla spektri teine osa on täiesti tavaline mehitatud lennundus, piloodid, tavaline see, mida inimene kujutab ette, kui me üldse lennundust või lennukoolist räägime, et keda te koolitate, piloote koolitame. Aga tegelikult, kui mahte vaadata, siis kui inimeste arvu vaadata, siis palju rohkem rõhku, palju rohkem ressurssi, palju rohkem entusiasmi läheb just selle tehnoloogilisele poolele võrreldes sellega, et me tahame piloote kasvatada. Loomulikult see on oluline, aga sellest veel olulisem on see, et millega nad lõppkokkuvõttes lendavad ja mis tehnoloogia seal pardal on. Ja ma saan aru, et meil on, kui nüüd mõnel kuulajal tekkis keskmisest kõrgem huvi lennunduse vastu, siis tegelikult meil on vist juuni alguses kohe mingid iga-aastased need lennunduspäevad või? Meil on lennupäevad, jah, 8-9 juuni, kui ma ei eksi, oli ju vist umbes niimoodi nädalavahetus. Et
tulemast Tartus ja kõik on loomulikult väga teretulnud. Meil on loomulikult nagu igal endast lugupidaval lennunduskoolil, meil on simulaatorid, millega saab mängida ja tegelikult üks vana simulaator läks meie majast just hiljuti Tartu AHA keskusesse, kuhu saab põhimõtteliselt iga kell oma lapsega sisse astuda ja siis proovida. Need on väga ägedad mänguasjad, need annavad väga sellise elulähedase kogemuse, et kuidas tegelikult piloodid ennast kabiinis tunnevad. Et palju huvitavaid asju saab teemama, et kõik on väga teretulnud. Kuulge, ma arvan, et see on väga hea üleskutse, et kohtume siis kõik juuni esimesel nädalavahetusel, see 8-9 kuskil kandis. Jah, võib teine nädalavahetus olla, jah. Esimene täisnädalavahetus Tartus. Aga tänud tulemast!